Praegu olen ma ühel maha jäetud võidusõidurajal ja siin juhtus Valk McQueeni avarii. Vaatame võistluse videot. Issand, McQueen sai tugeva löögi ja lendas võidusõidurajalt minema, nii et peame otsima metsast, mis asub võidusõiduraja lähedal. Nii, saame aru, kas Valk McQueen on siin ja võib-olla vajab ta meie abi. Lähme! Tule vaata, seal on midagi. Issand, jah! Midagi punast on just seal. Aga mis see on? Issand, see on tagaspoiler ja siin on kirjas Rust Ease. See on osa Valk McQueenist. Vaata seda pilti. See on täpselt samasugune, aga vaata, siin on see kõver. See on natuke kahjustatud ja igalt poolt kriimustatud. See tähendab, et löök oli tõesti tugev. Nii et kõik see paistab olevat tõsi. Päris Valk McQueen oli siin. Või võib-olla on ta ikka veel kusagil selles metsas. Otsime edasi. See on vaid üks osa Valk McQueenist. Võib-olla on selles metsas veel midagi. Hei, vaata, ma arvasin, et kasutan oma metallidetektorit, aga ma näen seda juba silmaga. Ja see näeb välja nagu lipp. Nagu võidusõidu lipp, jah? Issand, Rustis Easy autokapott. Issand, see on uskumatu. See on päris autokapott Valk McQueeni autolt. Löök oli nii tugev, et ta kaotas nii tagaosa kui ka esiotsa. Jah, see autokapott on tegelikult väga raske leid. Aga ma ikka veel ei tea. Kas see oli päris McQueen või mingi võlts? Ma ei tea, me peame rohkem osi leidma. Me peame aru saama, kus on terve auto ja mul tuli selle jaoks üks idee. Ja praegu saame kasutada lendavat drooni, et leida Valk McQueeni. Terve auto, mitte ainult spoilerit või kapotti. Ja võib-olla saame teda aidata. Lähme taevasse lendama. Otsime üles Valk McQueeni. Praegu on mu droon piisavalt kõrgel. Me näeme maha jäetud võidusõidustaadionit. Ja see on mets, kus me oleme. Vaata, me peaksime kuskil siin olema. Peame leidma Valk McQueeni minu lendava drooniga. Ja ma näen midagi. Hei, see on auto. See on kindlasti üks autodest. Kas see on Valk McQueen või mitte? Lähme lähemale, et välja selgitada. Ei, see ei ole Valk McQueen, see on Mater. Mater filmist autod. Peame jooksma sinna suunda, et ta üles leida ja küsida, kus on Valk McQueen. Okei, maandame drooni ja jätkame oma seiklust. Peame leidma Materi ja siis peame leidma Valk McQueeni. Lähme, peame leidma Materi. Ta näeb välja selline, nii et me leiame ta kindlasti üles. Aga mis see on? Midagi rohelist on siin ja see ei ole osa Valk McQueenist ega osa Materist, keda me otsime. Issand kutid, see on auto uks. Ja kui ma ei eksi, siis see auto kuulub Chico Fixile. See näeb välja selline. See on veel üks tegelane filmist Autod. Valk McQueen ei olnud ainus, kes sai vigastada autoringil toimunud avarii ajal. Issand, paneme selle üles. Oota, mis? Issand, mis? See on pistonkapi karikas. Kõige tähtsam auhind, mida saad ainult siis, kui võidad kogu meistrivõistluse. Nii et kõik autod, kõik tegelased filmist Autod, nagu Chico Fix, nagu Valk McQueen, unistavad sellest autost. Poisid, aga tegelikult kirjutage kommentaaridesse, kes on teie lemmiktegelane. Kas teile meeldib Valk McQueen, Mater või on äkki Chico Hicks teie lemmik? Kirjutage kommentaaridesse, sest mina armastan kõige rohkem Valk McQueeni ja tegelikult peame me ta üles leidma. Nii et tulge! Praegu peame keskenduma Valk McQueeni leidmisele, aga Mater on esimene, sest ta oli kuskil lähedal. Aga vaata, see paistab olevat veel üks leid. See on autokapott. Issand, jah, see on Chico Hicksi autokapott ja tal on tema kuulus vunts. Issand. Nii et Valk McQueen osales selles võistluses koos Chico Hicksiga. Võib-olla nad võistlesid omavahel ja võib-olla olid ka nemad avarii põhjuseks. Nii et praegu peame kõikjalt otsima. Me peame otsima Valk McQueeni, Chico Hicksi ja Materit. Nad peavad kuskil lähedal olema. Nii et lähme, kutid, lähme. Tulge! Ma näen midagi otse puu peal. Issand!
see on valgusfoor, mis on maandunud otse puu peale baarist ülevalt. Välk McQueen, sest sellel on peal number 85. Tal on täpselt samasugune valgusfoor. See tähendab, et autoõnnetuse mõju pärast seda, kui McQueen võidusõidurajal avarii tegi, oli nii tugev, nii et tema valgusfoor lendas minema ja maandus otse selle puu peale. See tähendab, et ta vajab kindlasti meie abi. Me peame ta kusagilt sellest metsast üles leidma ja aitama Välk McQueeni. Hei, see on veel üks osa. Jah, see valgusfoor oli kusagil siin ja see on Välk McQueeni esiosa, sest tal on siin see kleebis. Issand. See on nii ere. Jah, see on Välk McQueeni originaalne välgudetail. Okei, paneme selle kõrvale. Aga see on kindlasti osa Välk McQueenist. Sama, mis see asi. Nii et liigume õiges suunas. Võib-olla peame sinna minema, et leida rohkem asju, mis on seotud Välk McQueeniga. Ja kus on Mater? Ta oli ka kuskil seal. Lähme siis. Lähme. Ma arvan, et ma näen midagi. Mingi sinine osa otse siin vana puu peal. Oota, mis see on? Ma pole kunagi sellist autot näinud. Aga siin on kirjas Dinuco, Dino Company. See ei ole auto osa. See on osa Dinaco uudiste helikopterist. See peabki nii töötama. Jah, ma olen helikopteri mängija. Vabandust, ma panin sulle vist liiga palju kohustusi. Aga kutid, kui me leiame siit Dinaco uudiste helikopteri osa, mis tegelikult näebki selline välja, siis ta oli ka filmis. Ma tõesti nägin teda. See tähendab, et ta sai pärast õnnetust samuti löögi. Võib-olla oli avarii nii võimas, et Välk McQueen lendas nii kõrgele. Nii et ta puudutas helikopterit ja sellepärast kukkuski see just siia. See avariijärgne löök, mille Välk McQueen sai, oli tõesti halb. Me peame leidma Materi, et sellest aru saada. Niisiis, Välk McQueen vajab ikka veel meie abi. Hei, vaata, seal on veel üks leid. Ei, ma tunnen seda ratast. Seal on kirjas Lightyear ja see on punane. See on Välk McQueeni originaalratas. Siin on kuldsed rõngad ja siin punane ketas. Ja vaata McQueeni fotot. Tal on täpselt samasugused rattad autol. Nii et nüüd võin oletada, et McQueen lihtsalt kohutavalt lagunes tükkideks. Ja nüüd kõik need tükid lebavad seal metsas võidusõiduraja lähedal. Poisid, ma pean McQueeni päästma, ma pean teda aitama, aga kõigepealt pean ma ta üles leidma. Ja poisid, kui te ikka veel vaatate ja tahate rohkem sellist sisu saada, siis palun tellige kanal, tellige kohe praegu, see on väga oluline. Kui tahate, et ma aitaksin McQueeni ja teisi tegelasi, siis palun tellige kohe praegu ja ärge unustage ka laiki panna. Hei, ma näen Materit. See on Mater autode filmist. Jah, see on tema. Poisid, vaadake, see on Mater. See on päris Mater autode seeriast. See on uskumatu. Päris Mater autode filmist. See on hullumeelne. See on tema. Vaadake, see on päris. Siin on kirjas, et see on Mater. Sa mu meie. Tere, Mater! Ma olen sinu fänn. Ma olen autode fänn. Ma armastan kõige rohkem McQueeni, aga mulle meeldib ka Mater. Tal on see hiiglaslik konks, millega autosid pukseerida. See päris suur konks, millega autosid pukseerida filmist Autod. Tal on nii ilusad silmad. Tal on need originaalsed hambad. Aga mis see on, kutid? Vaadake seda suurt musta õlilaiku. See on kindlasti õli ja kogu see õli tuli Materist. See on hullumeelne. Issand. Kutid, ma arvan, et ma tean selle avarii põhjust võidusõidurajal, mida me enne nägime. Mater oli rajal. Ta sõitis rajal ja jättis maha palju musti õlilaike, aga nagu te võib-olla teate, on õlilaigud väga libedad. Sellepärast McQueen ja Chico Hicks avarii tegidki, sest nad libisesid õlilaigu peal. Issand! Jah,
Maater ei ole just parimas seisukorras. Ta jätab kogu aeg õlilaike maha. Tal pole ka potti. Aga kas see on ikka originaal Maater? Miks ta ei räägi? Kas ta on elus või nis? Kuule, Maater, poisid, ma ei saa sellest aru. Me leidsime päris Maateri autode seast. Aga ta ei räägi. Me saime aru selle avarii põhjusest rajal, võidusõidu rajal. Aga miks? Ta ei räägi. Võib-olla ta ei ole elus. Võib-olla ta ei ole see päris. Ma ei tea. Lähme sisse ja vaatame järele. Jah, see sisemus on väga halvas seisukorras. Aga see tundub nagu asi autode maailmast. Aga miks mitte proovida teda käivitada ja sõita? Miks sa arvad, et see on hea mõte? Proovime siis päris Matterit filmist autod käivitada ja temaga sõita. See on tõesti lahe, jumal küll. See auto on tõesti halvas seisukorras. Aga see töötab. See on nii hea ja nii hullumeelne. See on nii hullumeelne. Oh my God! Oh yeah! Nagu te ehk teate, on Matter professionaalne tagurpidi sõitja ja seekord proovisime ka meie tagurpidi sõitu. Nii et kokkuvõttes on see hullumeelne. Leidsime palju autode osi ja leidsime tõelise Matteri koos kõigi nende ilusate detailidega ning see tõesti tundub nagu päris originaalne Matter filmist autod, aga üks halb asi on ka, ta ei räägi. Nii et võib-olla on see mingi võlts, mis tegelikult näeb päris hea välja. Ma ei tea, ma tahan teada teie arvamusi. Nii et kirjutage need kommentaaridesse, palun kutid. Aga ma pean oma uurimist jätkama. Proovime koguda kõik osad, mis me täna leidsime ja mõtleme, kuidas edasi. See kõik on seotud Valk McQueeniga, et aru saada, kas ka Valk McQueen oli nagu Mattergi originaal või võlts. Lähme nüüd tagasi. Ma kogusin kõik asjad, mis ma täna leidsin ja need kõik näevad välja nagu Valk McQueeni originaalosad. See tagumine spoiler, millel on kirjas Rust Easy, see originaalne punane spoiler näeb kindlasti välja nagu osa Valk McQueenilt, aga vaatame neid osi lähemalt. See originaalosa sobib kindlasti siia tule juurde, originaalratta juurde. Jah, need sobivad omavahel ideaalselt. Ja muidugi tugevalt kahjustatud, natuke kõrbenud. Jah, vaata neid suuri musti jälgi. Võib-olla on need tulekahju tõttu, nagu ka see originaalosa. Need sobivad ideaalselt originaalse fooriga. Nii et need 3 või isegi 4 osa on kindlasti pärit tõelisest Valk McQueenist ja seal oli tulekahju ja seal oli kokkupõrke tagajärjel avarii. See on kummaline, kui see Matter, mille me varem leidsime, polnudki originaalne. Ta ei liikunud, ta ei vastanud. Kas Valk McQueen oli originaalne? Sest me leidsime temast peaaegu 1/3, aga mitte tervet autot. Võib-olla oli see Valk McQueen sama võlts nagu Matter, mille me varem leidsime. Või äkki oli Valk McQueen elus ja oli originaal, sest me pole teda ikka veel leidnud. Võib-olla peame jätkama oma uurimist selles metsas. Kui sa tahad seda näha, kui sa tahad rohkem videoid Valk McQueenist või minu teistest seiklustest, siis telli kindlasti kohe kanal. Ja loomulikult ära unusta sellele videole meeldimist panna. Mul on unistus jõuda 5 miljoni tellijani, nii et palun telli kohe. Palun. Minu nimi on Slaav, aitäh vaatamast. Ma toon teile veel sellist sisu. Näeme varsti, sõbrad. Aga nüüd pean ma kõik need asjad kokku korjama. Ma pean leidma Valk McQueeni. Okei, uurime välja.